Tere, mina olen Anette Helapulk, Tartu Ülikooli ajakirjandustudeng ja täna oleme tulnud siia Tartu linna Tuiksoonel asuvasse Narva maantee ühikasse, mis asub kiviviske kaugusel nii Tartu Ülikooli uusimast õppehoonest Delta kui ka kaubanduskeskustest ja ka Raekojast. Ja täna vaatamegi siis üle, milline meeleolu valitseb siin ühikas ja milline see üldse välja näeb. Tartu Ülikoolil on üle terve Tartu linna 8 ühiselamut. Enamik neist asub kesklinnas, nagu näiteks ühiselamud Narva ja Raatuse tänavatel. Seega kõik vajalik asub käe ja jala juures. Ühiselamu on üks soodsamaid elukoha valikuid vastsele tudengile ja hea võimalus koheselt luua tutvusi teiste tudengitega. Ühikates saavadki kokku argipäev, mõnusad vestlused ja õhtud uute sõprade seltsis. Asume praegu Narva maantee ühika 0 korrusel ja minu taga asub pesumasina ruum, aga pange tähele, et rattaid seal hoiustada ei või. Aga vaatame, kus rattaid siis hoiustada üldsegi võib siin kohal. Tulge aga kaasa, ma näitan. Tuleb kasutada kiipi nagu kõikjal siin. Aga palun. Siin on meie imeilus ning väga hästi hoiustatud rattaruum. Nagu näete, siis siin on Bolti ning Wolti siis need kotikesed. Igal juhul on väga tore näha, et Tartu Ülikoolis on töökad tudengid, kellele meeldib ka kooli välisel ajal ise natukene raha teenida. Ja samuti meeldib neile liikuda ratastega, sest siia rattaparklasse on kogunenud väga palju rattaid, nagu te võite isegi näha minu selja tagant. Ümber nurga rattaparklast asub ruum, kus kõik tudengid saavad oma pesu pesta. Nagu näha, siis me oleme jõudnud meie kööki. Näitan teile natuke siin ringi. Näiteks siin on meie ahi. Seda siin ei olnud, selle me pidime ise ostma kõikidele teadmiseks, et ahju te kaasa ei saa. Aga sellegi poolest te saate oma komplektiga kaasa siis pliidi, mis on väga hea pliid, läheb väga kiiresti kuumaks. Siin on siis kõik vajalik kraanikaus, veekedumasin. See on tavalised kapid ning kas vaatame ka vannituppa. Selline väike natukene, aga samas jällegi kõik vajalik on olemas. Kraanikaus, dušinurk, tualett. Nüüd me oleme siis minu magamistoas ja siin on kõik eluks vajalik olemas. Nagu näha, siis ühikaga tuli kaasa riiul. Siia olen lihtsalt pannud oma kõige tähtsamad asjad. Väga mugav ning mõnus voodi. Siin on siis lauad meil, kus me koos ühikakaaslasega koos õpime. Mina õpin esimesel kursusel eesti ja soome-ugri keeleteadust. Olen siis spetsialiseerunud eesti keelele ja kavatsen magistris jätkata õpinguid siis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Niimoodi ma vaikselt elan, loen oma raamatuid, lehitsen oma pabereid ning tahaksin võtta ka kõrvale erialaks rootsi keele järgmine aasta. Kui kaua sa ise ühiselamus elanud oled? Siin ühiselamus olen ma elanud alates septembrist. Kõige rohkem meeldib mulle ühiselamu juures just seltskond, sellepärast, et mul on väga vedanud, mul on hästi tore toakaaslane ning siis kõrvaltoa tüdrukud on ka väga toredad. Ja samuti mulle meeldib ka see, et mul ei ole nii palju kohustusi, ütleme nii. Et kui muidu erakas elades peaksid muretsema, kas mul on pesumasin ja kas nüüd ala elektrit on või ei ole või et veenäidud ja nii edasi, siis ühiselamus on see pluss, et ei pea muretsema selliste asjade pärast. Sina pead ainult maksma mingi teatud summa ja elu on selles mõttes väga nagu kerge. Ühika kohad lähevad väga kiiresti, tõepoolest. Esmakursustel tegelikult ei tohiks olla seda muret, et kas nad saavad või mitte, sest et peaks olema garanteeritud ühiselamu koht, kui nad tahavad seda saada. Kõige suurem faktor siia elamu tulemiseks oli lihtsalt see, et see on odavam, kui eraldi selles korteris olla, kuid samas ka kogemus. Ma arvan, et see on miski, mida kõik inimesed võiksid kogeda vähemalt ühe korra oma elus, eriti veel ülikoolis elades. Mina olen hästi rahul üleüldiselt selle ühikaga ning selle ühiku toaga, et nagu juba mainisin, seltskond on mul mega hea. Mulle hästi meeldib ühiselamu asukoht, sellepärast ma tegelikult selle ühika valisingi, sest et see on vast et kõige lähemal kesklinnale kõikidest ühikatest, mis Tartus on. Ja
tegelikult on täitsa toredad inimesed mujal ka siin, et endal elab sõbranna kodus allpool. Mõned kõrvaltoast on natukene valjemad kui teised, aga samas jällegi ei midagi sükest tapvat. Selline oli kiire ülevaade elust ja olust kohas, kus paljud tudengid veedavad märkimisväärse osa ajast.